täna vastu 3-3, noh, 2 päeva vähemalt järjest, isegi võib valida ühel päeval 2 etappi ja tõesti 21 etappi ja võib vist arvata, et nii rahvusvaheliseks see seltskond siin Eestis, kui see aasta läheb, pole kunagi olnud. Kogu mäng käib siis selle peale, et augustikuus on Vabaduse väljakul suur finaalvõistlus ja sealt saab võitja Šveitsi Euroopa tippvõistlusele, kus on suured rahalised auhinnad ja nagu me oleme kuulnud, siis nii lätlasid, venelasi kui isegi maalasid on tulemas siia Eestisse erinevatele etappidele mängima, sest etapi võit annab koha siis finaalturniirile Vabaduse väljakul. Aga Eesti koondiseid läheb mängima väga palju, kohe lähiajal, U18 alustab juba sellises vahvas kohas nagu Ulaanbaatar, Mongoolia pealinnas järgmisel nädalal MM-i ja 3.–7. juulini mängitakse Rumeenia, Brasiilia, Kõrgõzstan, Argentiina, meie alagrupis ja see U18 koondis siis Illimar Raiend, Marek Ojamäe, Markus Neiland ja Andre Loigu on see koosseis, kes sinna kaugesse riiki lähevad. Ja Euroopa mängud on üks, millest me kohe rääkima hakkame. Euroopa mängudele läheb Eestist välja nii meeste kui naiste koondis. Naised on siis koosseisus Kadri Lass, Merike Anderson, Annika Köster ja Birgit Püü ja Janne Kulp ka. Ja Euroopa mängud toimuvad Valgevenes, Minskis 21–24 juuni. Ja kohe räägime sellest natuke lähemalt, kutsume koondise peatreeneri, meeste peatreeneri siia, Siim Raudla. Siim, kui sa oled sa Siim juba? Tule pärane. Siimule leiame siia laua taga ühe koha. Ja me alustame siis Euroopa mängudest ja üsna totter olukord tegelikult siin, et Euroopa mängud ja maailmameistrivõistlused toimuvad ühel ajal. Miks see nii? See on hea küsimus. Mul oli sama küsimus. Ju selle saadud kokkuleppel FIBA korraldab maailmameistrivõistlusi, Euroopa mänge korraldab siis rohkem nähtavasti. Et ma ei tea, see on absurdne tegelikult, aga ma ei oska sulle miks need samal ajal. Ja sa võid panema siis 2 koondist välja, kas Eestist on võimalik panna 2 tasemel koondist välja Euroopa mängudele ja maailmameistrivõistlusele? Väga keeruline. Esiteks Euroopa mängude jaoks tuleb mängijatel täita tohutult paberimajandust ja ma pidin sellega talvel tegelema ja mõtlen, et ise kui mängijad on keskenduvad oma hooaegadele, siis tuleb mingi jorss, et kuule hakkab mingi 3x3 pabereid täita. Lõpuks kuskil 10 või natuke rohkem nime ma sinna sain, siis kui hooaeg hakkas läbi saama, siis järjest mehed ütlesid, et ma ei saa, ma ei taha, vigastada. Nagu Soome hokis. Ühesõnaga, tegelikult väga keeruline oli neid koondiseid kokku panna seal. Aga sa said selle koondise kokku ja Euroopa mängudele läheb Eestit esindama, siis kutsume välja Renato Lindmets. Nii, Renato kuulis. Siis on Egert Haller, Kristjan Evart, keda täna siin kohal ei ole, Renato. Egert ka, siis on Kristjan Evart ja Sander Viiluk on siis hetkel 3 meest. Eesti mängib Euroopa mängudel, mis siis toimuvad Minskis 21.–24. juunini, Sloveenia, Leedu, Valgevene ka ja 2 saavad aegruppist edasi. Kõigepealt Siim kommenteeri seda alagruppi Sloveenia, Leedu, Valgevene. No tegelikult kõik riigid ilmselt ühes olukorras peavad panema 2 teise koosseisu välja. Jah, välja arvatud Valgevene, leedukad ja sloveenid mängivad siis ka maailmameistrivõistlustel, ehk siis neil tuleb ka Minski teine koondis saata. Valgevene siis korraldajana saab panna sisuliselt oma parima võimaliku. Ma nimesid ei oska öelda, kes seal vastastel on, aga Sloveenia, Leedu, Valgevene, kõik on 3-3 suhteliselt kõvad tegijad kogu aeg olnud, et ega seal midagi lihtsalt olema ei saa. Ja mille järgis valid need 3 meest pluss siis täna siin puuduma Kristjan Evarti meie nii-öelda teise koondisesse? No, selles kõikidel meestel on 3 kogemus olemas, see on nagu põhiline. Renatoga ma mängisin ise esimestel Euroopa mängudel Bakuus 4 aastat tagasi. Egert Haller samuti pole küll nii-öelda rahvuskoondist esindanud, aga on siin Eesti sarjas ja mujal pikalt mänginud. Sander Viiluk käis 2017, parandamine, ma eksin, käis MM-il 3x3, lisaks mänginud U18 MM-il, nii et kõigil neil on kogemus olemas ja keda täna ei ole, Kristjan Evart samamoodi on pikalt tegelikult juba mänginud, nii et sisuliselt ma otsin ikkagi mängijaid, kes selle lühikese ettevalmistuse aja jooksul ei ole vaja ülemäära palju seal nii-öelda selgitada, et hoo pealt juba saavad need asjad kätte. Renato, your feelings about representing the Estonian national team?
feels great. It's an honor, of course. It's good to be with a good group of guys and obviously a coach that I've played with and familiar with, so it's an honor. Just came back from Serbia, what happened there? We got a nice good buck kicking right from the start. Got a good taste of what it's going to be like at the Ajax level, so I think it was good for us. Sander, käisite just siis Serbias, mis täpsemalt turniiriga tegemist oli ja kuidas see läks? See oli siis Novi Sad Challenger, sealt esimesed 2 tiimi said edasi World Tourile Mehhikos. Alagrupis oli meil 1 Vene sats ja siis maailma parim Serbia sats ja mõned mängud kaotasime, aga ma ütleks, et püsisime mängus ja andsime ennast parima. Hambad on sul kõik suus, aga mitte päris oma kohad, sest sa haiget ka. Hambad on neid oma kohal ka, aga jah, lõuga löödi kätti, et 3 õmbrust tehti. Serbia mängust siis. Jah. See Serbia tiim on ikkagi aastaid olnud maailma absoluutne tipp, et mis neid eristab siis täna teist veel? Tegelikult te mängisite nendega ju enam-vähem mingi hetkeni võrga mõttega. Jah, et nad on minu teada mänginud siis põhimõtteliselt lapsest saadik kõik koos ja teavad igaühe üksteise liigutust väljakul, et sööt välja lõige juba on kord põhimõtteliselt, nad teavad, kuhu sööta mida teha. Egert, sina lähed nüüd ka Eesti koolist esindama, et kui kaua mõtlesid, et kas tulla või mitte tulla? Väga pikka mõtlemist ei olnud, ma olen siin suviti suht usin 3-3 mängi olnud ja ma arvan, et see väga pikka mõtlemist ei olnudki, kuna mul oli küllalt hea meel sellele ja siin saab nii-öelda kaasa turniiril ennast proovile panna, nagu see samuti Novi Sadi turniiri, et maailma top 1 satsi vastu mängida, ma arvan, et see mingit väga lisamõtteütsi polegi vaja. Kas see teie nii-öelda teine Eesti koondis mängiti mõnele Eesti etapil täiskoosseisus turniiri võidudele? Kui ma ei eksi, siis Viimsi turniir ja Eestis minu teada rohkem hetkel ei ole, Helsingis on samuti järgmine, või tähendab see pühapäev nüüd tulevad. Aga jah, minu teada Eestis hetkel rohkem ei ole kui Viimsi turniir. Siin, milline selle koondise ettevalmistus on, kuidas sa nagu, sa ei saa tegelikult ise treenida 2 kohas kaotada, sa valid ikkagi ju MM-i, millest me absoluutselt räägime, aga kuidas sa need mehed Minskisse saavad? No sisuliselt me eelmisel nädal alustasime nendega, kes olid, siin osad mängijad, kes siia laua taha veel tulevad, olid veel saali korvpalliga hõivatud. Me teeme trenni koos, ehk siis mõlemad koondised teevad trenni koos ja ühel hetkel siis üks koondis lendab natukene varem MM-il ära. Need mehed jäävad siin paar päeva pusima, aga lendavad ka tegelikult 18. juba Minski, kus 21. hakkab turniir pihta. Tegelikult see nihe ei ole väga suur, ehk siis sisuliselt me lendame ikkagi ära samal ajal. Enne mängu vahetul treener mingit nagu nii-öelda nõu annab poistele kuidagi telefoni teel, et kuule mängime nüüd selles asjas Sloveenia vastu nii, Leedu vastu nii, on see nendelt teada, kellega Sloveenia või Leedu seda valgesse koha tuleb? Ei ole, sellest nagu ma enne ütlesin, ma nimesid ei tea, ma aiman, kes sealt võivad tulla. Aga kindlasti, kui need nimed on teada, siis sisuliselt videomaterjal enamik satside vastu on olemas, et siis me kindlasti vaatame need asjad enne minekutele üle. Mida annab hea esinemine Euroopa mängudel? Mille nimel mäng käib? Au ja kuulsus. Au ja kuulsus. Aitäh teile poisid, soovige au ja kuulsust Eesti. Nii, nende meestega saate siis kohe natuke hiljem rääkida, kes lähevad Euroopa mängudele, aga nüüd siis see MM ja MM on meil toimumas Amsterdamis 18–23 juuni ehk põhimõtteliselt identselt samad päevad, mis siis Minskis Euroopa mängud. Ja MM-ile sõidavad meid esindama siis Eesti meister WC Kalev Cramost Martin Torbek. Ilusad käepaela kandev Eesti hõbe Karl-Juhan Lipp. Mis Lippide käepael on siis uuriv ajakirjandus, uurige välja. Maailma teab. Nii Rannar Raab Pärnust. Teil on igast medali meeskonnast üks mees. Ja mees, kes üllatas tänavusel aastal, ma arvan ise ennast ka, Suurbritannias mänginud Joonas Järvelainen. Nii sama asi, mille järgi sa selle koondise kokku panid? Selle koondisega oli lihtne. Eesti kuld, Eesti hõbe, Eesti pronks ja Inglismaa 4. Järjest panin 4 tükki paika.
aga kui nüüd tõsisemalt rääkida, siis no Martin Joonas eelmine aasta ka olid võistkonnas. Eelmisest aastast kahjuks Maik-Allan Kotsarit ja Jaan Puidetit kasutada ei saanud ja neile tuli siis nii-öelda asendused leida. Karl-Johan Lips kindlasti ka mänginud 3x3 korvpalli üsna palju ja minu hinnangul üks potentsiaalikamaid Eestis selles formaadis. Ja Rannar ka kindlasti, tal on üsna palju tugevust selle mängu jaoks. Et meil oli vaja Martini kõrvale sellist, kuidas öelda, kaitselõhkujat ja Rannar oskab väga hästi seda ruumi ära kasutada, mis see formaat nagu võimaldab. Et ma arvan, et need mehed peaks sobima, kes seda näitab lõpuks ikkagi aeg turniiris. Selles formaadis on mõnel satsil alati selline, on see suuri põkki, kes seal nii-öelda korvi all aitab. Kes teil selle rolli? Meil sellist meest ei ole, aga kui ma ausalt sulle ütlen, siis tegelikult ega neid põkke seal formaadis väga enam ei ole. Et ideaalsed ongi sellised 2-meetrised järvelainid lipsud, kes suudavad läbi murda, visata, lauda võtta, lõigata, katteid panna. Et FIBA nii-öelda, kuidas öelda, ta võitleb sellise jõulise selges mänguvad. Et nad tahavad ikkagi sellist atraktiivset perimeetrit läbiminemist, viskeid. Et sellist selges mängu tegelikult väga palju enam isegi ei kohta. Nii et Kimmeri Kütist tänavu enam läbi lõpuks. Jah, sealt hakkaks kärisema. Hakkab kärisema. Alagruppis mängib siis Eesti, Venemaa, Mongoolia, Ukraina ja Puerto Rico. Võib tunduda sellised huumori korvpalliliigid nagu Mongoolia ja Puerto Rico. Puerto Rico nii huumor ei olegi, aga Puerto Rico ilmselt on päris tugev selles 3-3-s. Ja, Puerto Rico siis pääses MM-ile, siin mai alguses oli kvalifikatsiooniturniir, kus 3 parimat said siis MM-ile, Puerto Rico võitis koduväljakul selle turniiri. Vaatasin ise ka seda turniiri, kõik mängijad on Puerto Rico kõrgliigast, korralikult sellised jurakad, et päris muljetavaldava mulje jätsid nii-öelda, aga ka neil on omad oskused, mis kohe silma hakkasid, aga ei, see on ka kindlasti väga korralik koondis. Mongoolia võib ajada alguses naerma, aga kui mängima hakkad, siis jää. Jah, tõsi on see, et meie eelmine aasta MM-il jäime 9-ndaks, Mongoolia pääses 8 hulka ja pääses 8 hulka täielikust surmagrupist, kus olid Venemaa, Brasiilia, korraldajad Filipiinid. No ühesõnaga, see on võistkond, kes mängib aastaringselt koos, neil on Mongoolia korvpalliliidu täielik toetus ja noh, ma ütleks, et see, et nad eelmine aasta 8 hulka said MM-il, see räägib nagu iseenda eest. Ja Venemaa, Ukraina, seal on nii palju seda kaudliha, et sealt on ikka võtsi. Just, Venemaa koondis tegelikult mängis nüüd Novis Sadis, kui me käisime, mängisid sama koondisega seda Challengeri. Ei pääsenud samuti alagrupist edasi nagu meie, aga noor punt, üsna ka hästi kokku mänginud, et noh, ma ütlen, see on nii võrdne alagrupp, seal võivad lõpuks otsustada visatud punktid, et seal võivad kõiki võita, et tuleb igaks mänguks maksimaalselt valmis. No iga mehest üks ja sama küsimus, kuidas te nagu oma klubidega kokkuleppele saite, et nüüd läheb mängida sellist asja nagu 3-3? Martin hakkab sinust peale. Küsisin ja võisin minna. Kohe, mitte mingit. Ei olnud jah hetke tükki. Lips? Minul sai klubiga mai lõpus leping läbi, nii et mind ei saaks keegi kinni hoida. Mitte vaja kellegi küsida. Nii, Raap, sul ei ole ka? Probleem ei ole hea, et mida rohkem korvpalliga suvel tegeleda, seda parem on. Ja Joonas? Sama vastus nagu teised vastajad. Ehk siis probleeme mitte ühegi ei ole. Ometi MM-il tegelikult ei ole ainult laulu kuusid mängud. See on tänaseks olümpiaala ja täitsa reaalselt see 4 võib saada EOK stipendiumi peale. On see nii? Oleme asjast õigesti aru saada. Ma nägin, et kerge muie oli sul. Ei, mul ei olnud absoluutselt. Ma lihtsalt küsin, kas see nii on. Et ma olen nüüd päris mitmel tiitlivõistlustel teinud nii Euroopa mängudel, Euroopa meistrivõistlustel, maailmameistrivõistlustel, et kui me võtame seda 3-3 tippu, siis Serbiat, et me oleme vist mingi 3-4 korda nendega mänginud, kordagi ei ole vist üle 3 punkti kaotanud. Ma ütleks, et see 3-3 tipp nüüd meile kätte saamata, nad mängivad stabiilselt, nad mängivad kogu aeg, neil on oluliselt paremad tingimusi ja ettevalmistus meil, aga et nendega mitte mängida, ma näeks, et see vääriks muiet sinu suuri. Absoluutselt mitte, ma lihtsalt ütlengi, et teist võib saada nii-öelda EOK stipendiumile saada kui ümbrusvalmistussport.
mis on uus asi Eesti spordis? ja, et eelmine aasta me olime 9., 8. Kui oleksime tulnud, siis oleks vist, mitte vist, vaid olekski sama teema olnud, et proovime see aasta paremini. Ja ma ei näe põhjust, miks me ei võiks seda teha. Et kindlasti me ei lähe endast parimat pannud ja ennast üle. Kui sa vaatad Venemaa, Mongoolia, Ukraina, Puerto Rico, kui palju sa nendest aurusme vastastest oskad rääkida? Mongoolia on tuttav, aga Venemaa koondist ma hetkel ei näinud, et ma vist selle Venemaa koondise vastu ise ei mänginud. Et selle Puerto Rico nende ärgade kohta ma olen ka vaadanud, need on kõik need highlight'id, mis on, et vaatame siis väljakul edasi. Peatreenerile ka, et kuidas peatreener selliseks turniiriks valmistub, et kui palju videot vaadatakse vastastest ja nii edasi, et käib samasugune töö nagu nii-öelda staalipodcast? Jah, ikka, et nagu ma ütlesin, kõik materjalid on tegelikult olemas, et enamik turniirid on otselinkidena saadaval. Me üritame valmistuda nii hästi igaks vastaseks kui võimalik, aga ma kindlasti toonitan, et ütleme, ettevalmistuse alguses kindlasti meil on rohkem iseendaga tegemist kui vastastega. Et vastastega me hakkame alles tegelema siis eeldatavasti, kui me koha peale jõuame. Et me peame siin nende 4 mehe vahel asjad paika loksutama, sest ega siin Martin ja Rannar on noortekoonistes koos mänginud, aga ega mul siin rohkem nagu meelde ei tule, et nad kuskil omavahel oleksid koos mänginud, et tuleb natukene enda asju loksutada ja siis küll me nende vastasteni ka jõuame. 21–24 juuni sinna on praegu selline kuu aega, kui palju te jõuate mõnda turniiri mängida? Või kuidas teil ettevalmistus on? Prantsusmaale ma saan aru, et lähete ka ettevalmistus miks see laab? Jaa, selles suhtes Prantsusmaa tuleb vahetult enne MM-i. Seal on 12 koondise rahvusturniir ja seal me peaks saama väga hea turniiri, kus on 6-7 mängu kindlustatud teiste rahvuskoondistega, siis sealt me lendame otse Amsterdami. Et kindlasti neid turniire võiks rohkem olla, aga see on paratamatus, siin hooajad lõpevad nii hilja, meil ei ole seda aega võtta ja töötame nende võimalustega, mis meil käes on. C4 Eesti turniiri mängib täiskoosseisus ka? Jah, ma tahaks lubada, et järgmisel pühapäeval Viim siis mängib, aga ma päris pead selle osas nagu anda ei saa. Et kõik oleneb sellest, kui tugev turniir see olema saab, et kui me saame siia välisvõistkondi kas või lähiriikidest, siis kindlasti me tahaks seal järgmisel pühapäeval mängida. MM-i eesmärk siis ikkagi -8 hulka, mis eelmine aasta jäi napilt tänu Sloveenia äpardamise Poola vastu tulemata. Räägi see teekond olümpiale. See ei ole ka ju ebareaalne, kuigi ta on ikkagi väga-väga raske. Jah, olümpiale saab 8 võistkonda, nii naistes kui meestes. Jaapan on kindlustanud korraldajana, lisaks 3 tükki tuleb rankinguna, millega meil juba varianti ei ole. Ehk siis 4 kohta jagatakse kvalifikatsiooniturniiridel. MM-i 3 esimest nüüd saavad koha järgmise aasta esimesel kvalifikatsiooniturniiril. Et nagu sa ütlesid, see ei ole kindlasti võimatu. Et me saame hea koondise kokku, kõik klapib, siis mine sa tea, mis võib juhtuda. Et selle nimel tasub püüelda, et nagu siin on ka öeldud, ega 5-5 koondisega väga raske, kui mitte isegi utoopiline sinna jõuda, aga anname endast parima ja eks aeg siis annab aru. Martin, kui ongi reaalne selline hetk, et äkki meil on võimalik olümpiale saada, kas on mõistlik äkki keskenduda üldse ainult sellele nii-öelda uue alale ja võtta saali korda ära? No praegu elu näitab, et saab mõlemad ka teha, et ma nagu 5-5 püssi noorte viskaks. Okei. Kõikide meestega saate loomulikult nüüd kohe ise edasi rääkida ja nädalavahetusel siis on kodune sari ka algamas ja nagu kuulsite, siis nii Eesti A kui B koondis on ka osalemas. Minu poolt kõik.